Tervist, Marko-Kris siinpool ja olen praegu siin Kaido Pajumaaga koos tema terrassil ja me hakkame kohe rääkima ebaõnnestumistest ja takistustest, aga kõigepealt paari sõnaga endast, et sina, kes sa mind võib-olla veel ei tea ja minu lugu, siis 5 aastat tagasi olin ma omadega täiesti ummikus, töötasin kelnerina, mulle väga meeldis napsu võtta ja see napsutamine viiski mu sinna, kus ma üks päev ärkasin Tallinna kesklinnas Vabaduse väljaku lähedal autoteelt vereloigust, kui ma teadvusele tulin. Ja see oli ka selline äratus mulle. Ma hakkasin 30 saama ja ma mõtlesin, kas see ongi minu tulevik. Ma olin selleks ajaks enamus restoranidest ja baaridest juba lahti lastud, just nimelt oma eluviiside pärast, oma napsutamise pärast. Olin töötu rahatu ja mõtlesin, et kas see ongi kõik. Ja hakkasin otsima, ma otsustasin, et see ei saa olla, kõik peab olema mingi muu võimalus, peab midagi oma eluga ette võtma. Hakkasin otsima, tegelikult minu nii-öelda edutee sai alguse just nimelt Kaido Pajumaa blogist, sest et üsna kohe, kui ma otsustasin, et ma tahan midagi muuta, sattusin ma tema blogi peale ja nägin, et selline vahva Eesti noormees, kes juba elabki sellist elu, nagu mina unistan. Mul käis peast korra läbi mõte, kuidas oleks küll või kuidas tahaks ka blogides raha teenida. Sama kiiresti see mõte läks, sellepärast et kes olen mina, ma ei oska midagi kirjutada, mul pole midagi öelda ja keegi ei loe seda ka kindlasti. Aga nüüd 5 aastat hiljem istun ma siin Kaido juures ja ütlen veel nii palju, et täna elan ma ise täpselt sellist elu, millest ma siis unistasin, aga me praegu hakkame rääkima Kaido teekonnast ja küsingi sinu käest, Kaido, et ütle mulle, kuidas sina oled, esiteks, kas su teel on üldse olnud mõni ebaõnnestumine või oled sa kuldlusikas suus sündinud ja kohe võtsid läpaka, blogisid ja olidki edukas, teenid raha ka interneti vahendusel läbi oma erinevate teemade või on sinu elus olnud ka mingisuguseid konarulisi takistusi, ebaõnne ja kui on olnud, siis kuidas sa oled nendest üle saanud, kus sa oled võtnud selle jõu ja miks sa üldse oled ikkagi edasi läinud, et sa ei ole alla andnud ja sa oled väga paljud oma unistused saavutanud. Et see, kas sa räägiksid meile sellest natukene palun? Mulle tundub tegelikult jah, et kui hästi küüniliselt vaadata, hästi pessimistlikult, siis mingis mõttes võib öelda, et iga päev on ebaõnnestumine. Mingit tüüpi ebaõnnestumine, sest et juba sellepärast, et me sageli või üldjuhul ei tea, mismoodi päev tuleb. Ja ühel hetkel ma kuidagi õppisin ära selle, et mida vähem seame tegelikult ootusi iseendale, elule, oma päevale, tegemistele, et seda lihtsam on ebaõnnestumistest üle saada. Et see ei tähenda seda, et meil peaks olema visioon või unistus, et kuhu suunas liikuda. Aga sellest on hästi palju ka räägitud, et kui me sellesse visiooni või unistusse liialt kinni jääme, siis juhul, kui see ei peaks minema päris nii, nagu me tahame, et siis sisemist valu on lihtsalt liiga palju. Et võime unistusi seada, ideid püstitada, aga ikkagi nende poole püüdlemisel jääda vabaks. Et see on selline võib-olla filosoofiline mõte. Aga kui vaadata niimoodi praktiliselt, siis tõepoolest selliseid suuri läbikukkumisi on olnud ehk see, et kui mul 2007. aastal ehitusärid pankrotistusid ja peale seda ka istusin ja mõtlesin, mida oma eluga siis ette võtta. Aga selliseid väiksemaid ebaõnnestumisi, ehk siis kui oled mingeid projekte käivitanud, mingeid asju üritanud ära teha ja need ei ole läinud, neid on ikkagi ridamisi, et kogu aeg on, sest et kogu see tee, mida me tegelikult mõlemad ju käime, on see, et me püüdleme sellise vabaduse poole. Nii sisemise vabaduse kui materiaalse vabaduse poole. Ja see eeldab seda, et me kogu aeg peame olema ideede genereerimise lainel. Me kogu aeg nagu peame mõtlema ju selle peale, et kuidas järgmine asi teha, kuidas siit edasi minna, see asi ei läinud päris nii, kuidas muidu nii. Ja kogu see tee minu arust on umbes selline. Ja iga kurvi peale on mingisugune väike ebaõnnestumine. No, on küll. Aga siit küsikski, et sa vist kõigepealt töötasid pangas, eks ole. Aga mis sind üldse pani? Sul oli ju üsna hea töökoht seal pangas, et
miks sa üldse hakkasid kuhugi mujale minema ja mis sinu siis see, noh, sa ütlesid ka vabadus, et kas sa natukene äkki täpsustaksid, et mis see vabadus täpselt sinu jaoks tähendab ja millist vabadust sina taga ajad ja et kui sa hakkasid selle poole minema, sa siis noh, nagu sa ütlesid, ettevõtted läksid pankrotti, et miks sa alla ei andnud, miks sa näiteks panka tagasi ei läinud, sest et väga paljud inimesed ju loobuvad kohe, kui on esimene taktis. Kus sa võtsid selle jõu ja mis sind kogu aeg nagu on ajendanud ikkagi kõigest nagu läbi minna ja edasi pürgida? Ma olin üks nendest, võib öelda, klassikalistest lollidest, kes ma olin oma elu eesmärgiks seadnud edu ja rikkuse ja kuulsuse ja võimu ja ma nii hästi mäletan seda. Et ma võtsin selle väga varakult endale omaks juba. Ja Hansapangas ma sain kiiresti aru, mind ajas eriti närvi ajas see, et ma ei suutnud oma palka ise reguleerida. Et mul oli kuupalk, mis oli tegelikult päris hea tolle aja kohta. Mul oli auto, mul oli telefon. Ma elasin päris okeilt juba. Aga mind häiris see, et kui ma pingutasin rohkem, kui mul tegelikult eeldati, et siis ma ei saanud oma palka muuta. Ja küll oli olemas seal mingisugune boonussüsteem, et aastas korra maksti välja mingisuguseid boonuseid. Aga mul tõmmati mind 2 aastat vist järjest tõmmati lubatust neid asju maha, kogu aeg mingeid vabandusi leiti, et ikka see aasta see ja see aasta too. Ja siis ma tundsin, et ma ei taha nii sellist elu elada, et kui ma pingutan, siis ma tahan selle vääriliselt ka tasu saada ja ainukene viis seda teha on ettevõtjaks hakata. Ja pool aastat sõpradega käisime, tegime ajurünnakuid ja mõtlesime, mis ärisid käivitada. Ja ühtegi geniaalset äri ei tulnud ja siis nagu ikka tol ajal väga paljud tegid, et läksime ehitusäri peale. Ja selleks sisemiseks driveriks tol hetkel oli kindlasti edu ja raha ja võim ja mingis mõttes esimesed 1,5 aastat see ka väga õnnestus, et meil oli päris hea tiim oli, me leidsime väga kiiresti suured objektid, raha tekkis ja mingil hetkel ma tundsin, et ma olengi ära teinud selle, mille suunas ma olin püüelnud. Aga no, see oli täielik illusioon. Kui praegu tagantjärgi mõelda selle inimese peale, kes ma olin 2005, no ikka oksemaik tuleb suhu. Ja noh, selles mõttes, et kõige suurem väärtus tänaseks, nüüd siis 7-8 aastat hiljem, isegi rohkem, varsti 10 aastat hiljem tegelikult, siis 2004 me tegelikult tegime, 2005 tulin pangast ära, 2004 tegime selle firma. Siis kõige suurem muutus, mis on toimunud, ei ole mitte see, et ma olen kuidagi finantsiliselt ikkagi stabiilsuse saavutanud, vaid see, et ma olen inimesena muutunud. Et ma ei ole enam see hull ikka. Et ma olin nii hädas iseendaga, kõik see, millest ma unistasin, mismoodi ma nägin ennast, kuidas moodi see mul samal ajal stressi tekitas. Et see on palju suurem väärtus, milleni ma tänaseks jõudnud olen. Aga ometigi sa läksid edasi, kui sul nüüd need ettevõtted läksid pankrotti, et kas sul sellist mõtet, et liiga raske on või ei läheks parem panka tagasi, et oli küll, sest ma pangast tulin väga hea resümeega ära ja personalidirektor ütles seal konkreetselt, et kui sul peaks seal midagi nässu minema, et tea, et sul on koht alati olemas. Aga 2 asja oli, ühelt poolt oli ego teema, et ma olin sealt sõprade jaoks suure bravuuriga ära tulnud ja ma ei söandanud tagasi minna, niimoodi kõrvad lontis, et ei saanud hakkama. Ja teiselt poolt tuli väga oluliseks teguriks just vabadus. Et kui me ehitusfirma asutasime, kus oli ka vahepeal mingi 50 inimest, siis tegelikult ma olin läinud ühest lõksust teise lõksu ja veel tugevamasse lõksu, sest panga ajal ikkagi sa töötad 9-5, sa oled küll mingisuguse suure süsteemi mutter, aga kui sa ikkagi suurt oma ettevõtet juhid, siis sa oled 24/7 sellega hõivatud. Ja kui ma selle asja, kui mul õnnestus see asi kõrvale panna, siis minu peamiseks motivaatoriks muutuski vabadus. Ma olin öelnud endale, et ma ei taha, et mu telefon heliseks üle liia, ma ei taha, et ma peaksin mingite töötajate pärast muretsema, ma tahaksin olla täiesti vaba oma valikutes. Ja see saigi selleks peamiseks motivaatoriks ja siis ma hakkasin kaubandusärisse vaikselt siis sisenema, et lendasin Saksamaale mingitele messidele, hankisin sealt esindusõigusi ja hakkasin siin siis turustama mingisuguseid tooteid. Aga siis juba jah, täiesti teises energias. Ja mingil hetkel ma sain aru, et see ka tegelikult ei anna seda vabadust, sest et nii nagu ma ei osanud teha tegelikult ehitusäri, nii ma sain aru, et ega ma väga palju ei tea ka kaubandusärist. Ja mul tekkisid päris head kontaktid, ma sain suurtesse kettidesse sisse ja Lätti juba jõudsin ja lõpuks jõudsin kodukaupadeelt
lastekaupa teen ja tegelikult selle lastekaupade äri ma alles eelmise aasta lõpus müüsin ära ühele oma edasimüüjale ja tegin ruumi siis täielikult nendele asjadele, mida ma praegu teen. ja kas selles lastekaupade äris sul ka mingisuguseid takistusi ette tuli või see läks kõik nagu juba väga, väga lihtsalt? See oli klassikaline selline siksak strateegia, et ma alustasin kodukaupadega ja täiesti katsetasin, mis töötab, mis ei tööta, siis jõudsin laste mööblini, siis jõudsin bränd siit, bränd sealt, kogu aeg üritasid. Ja mulle meeldib nagu öelda niimoodi, et tegelikult elu ongi pidev takistuste ületamine, igapäevane takistuste ületamine. Ja me lihtsalt ei saa alla anda, aga me ei saa alla anda siis, kui me oleme enda jaoks ära defineerinud, et mis on selleks peamiseks, sisemiseks, edasiviivaks jõuks. Aga tihti me ei sõnasta neid asju ära enda jaoks, et me võib-olla sõnastame ära enda jaoks mingid unistused, ma tahan seda ja ma tahan sinna jõuda ja ma tahan seda saavutada, aga see on ikkagi midagi, mis on nagu välja poole suunatud ja siis me oleme ikkagi sellises mudelis, et nagu eesel, kellel on see porgand siin ees kepiga ja siis me nagu püüdleme selle porgandi poole, me üldse ei teadvusta, mis siin sees nagu on, sest et need baasmotivaatorid on kõikide inimeste jaoks hästi sarnased ja selleni on jõudnud teadlased. Ja tegelikult igaüks, kui ta enda sisse hakkab vaatama ja ta küsib endalt, miks ma mingeid asju teen, siis on väga suur tõenäosus, et ta jõuab 4 asjani. Üks asi on see, et ta tahab ennast hästi tunda lihtsalt, selline üldine emotsionaalne heaolu, turvatunne, inimesed, selline, et nägu oleks naerul valdavalt, see on see õnneprintsiip. Siis teine on iseseisvus, inimesed tahavad iseseisvad olla, nad tahavad vabad olla, ükskõik mis ametit sa töötad, mida rohkem vabadust sulle antakse, seda õnnelikum sa oled, seda motiveeritum sa oled. Kolmas on mõte, töö mõte nagu, et miks sa teed seda. Kui kasulik see laiemale üldsusele on ja kui kasulik see sulle endale, mida see sul võimaldab ära teha. Ja 4. on teostus või siis selline arengufaktor, et me kõik tahame edasi liikuda, paremaks saada, targemaks saada. Ja meil kõikidel on tegelikult need 4 motivaatorid sees olemas ja me peaksime nagu nende kaudu eelkõige vaatama, et kuidas moodi need ära rahuldada, et kuidas nendega kontaktis olla, sest siis ei ole enam nii oluline, mida sa väljaspool saavutad, vaid sul on selline sisemine täiuse tunne on juba olemas, et kõik on nagu okei, et okei, kui sa ei saavuta isegi täpselt seda, mida väliselt, mida sa oled unistanud, aga kui sa oled kontaktis nende sisemiste baasmotivaatoritega, siis tegelikult selline hea on olla juba, et ei ole sellist tunnet, et kogu aeg on midagi puudu. Aga kas sa võid öelda, et sa praeguseks oled nüüd oma selle vabaduse unistuse siis saavutanud? Vabaduse unistuse küll, jah. Sest et ma praegu valdavalt tegelen meeskonnakoolitustega. Et ma aastaid tegelesin selliste avalike koolitustega. 2011 siis hakkasin meeskondadega tegelema. Ja ma ei saa öelda, et ma olen selles mõttes vaba, et ma töötaksin 4 tundi kuus. Sest et kuna nõudlust nagu on enda motivaatori koolituste järgi, siis ikkagi näiteks kevadhooaeg oli täiesti mingis mõttes nagu hullumaja. Et koolitusi oli palju, aga ma saan ise suvalisel hetkel otsustada, et kui ma tunnen, et ma ei viitsi rohkem teha, siis ma lihtsalt ei pea tegema, et selles mõttes ma olen täiesti vaba. Aga kui ma tunnen, kuna mulle meeldib see, mida ma teen, mulle meeldib aidata firmadele asjadega edasi liikuda, midagi seal muuta, siis ma ei ole siiamaani, olen mingid nädalavahetuste koolitusi olen ära öelnud, sest et nädalavahetusi tahaks ikkagi valdavalt vabana hoida. Aga selles mõttes küll, jah, ma olen täiesti vaba, et tahan elan kuu aega, no mida ma teengi tavaliselt iga aasta alguses, et umbes kuu aega püüan elada kuskil Aasias. Ja kellest ma vaba ei ole oma sellistest võib-olla perekohustustest vaba, aga sellest ei taha keegi vaba olla, et lapsed ja et need asjad, aga majanduslikult küll, et ma ei saa ennast tituleerida väga üliedukaks ja ülirikkaks, aga Eesti mõistes ikkagi ma arvan, et täitsa okei. Kui sa nüüd kogu oma sellele, ütleme siis pangast kuni tänaseni teele tagasi vaatad, et milline või sa ütleksid, et oli kõige raskem aeg, kus sa olid võib-olla kõige lähemal nii-öelda loobumisele või siis kas või tagasi panka minemisele, sest praeguseks sa elad sellist elu, millest sina siis unistasid, kuigi nagu ma aru saan, ka sinu see tee läks natukene teistmoodi, kui sa võib-olla arvasid. Aga mis oli see kõige raskem moment? Kõige raskem moment on olnud ikka, ma mäletan seda päeva isegi väga hästi, see oli see hetk 2006. aastal, kui ma oma äripartneri juures terrassil päevitades sain aru, et meil ei ole pankrotist pääsu.
et me olime nagu liiga suure hooga ja samal ajal liiga kergekäeliselt mingeid otsuseid langetanud. Ja meil olid küll uhked autod ja ilusad kinnisvaratükid juba krahmatud, aga kui ma sain aru, et siit ei ole pääsu ja et me kukume põhja, ja see on mu elu üks kõige raskemaid päevi olnud. Ja see oli see koht, kus ma tundsin, ma tahaks nagu pea panna niimoodi kuskile padja alla ja ma tahaks lihtsalt ära kaduda sellest maailmast, sest ma ei teadnud, kuidas ma sellest välja tulen. Ja tegelikult järgnev aasta oligi väga raske, sest et siis hakkas see allakäik minema ja 2007. aasta lõpuni kestis, see oli üle aasta isegi, see oli isegi peaaegu 1,5 aastat, mis oli täiesti emotsionaalselt laastav. Ja ma ei saa seal öelda, et ma otsustasin, et ma annan alla või midagi, loomulikult mul oleks võimalus sellest olnud välja astuda, ma oleks kohe välja astunud, aga ma ei saanud, ma pidin oma jama ära klaarima, mis ma olin ise kokku keeranud. Alates maksuametitest, Euroopa tehastest, 40 töötajat, no kogu supp oli vaja ära süüa. Ja see saigi söödud 2008. aasta jaanuariks, kui siis maksuametis ma käisin selle asju tõestamas ja kui maksuametis tuli teade või kõne, ma ei mäletagi täpselt. Mäletan hästi, ma olin laos, ma olin siis juba kaubandusäris, et olin laos, tegin seal mingeid asju, siis tuli kõne, kus teatati, et ma olin püüdnud tõestada neile, et tegelikult ei ole pätid, ei ole raha välja kantinud, et lihtsalt lollid olime. Ja siis nad said aru, et jah, olidki lollid, et ei olnud pätid tegelikult. Ja nad ütlesid, okei, et me loobume sellest nõudest ja et see asi meie jaoks nagu lõpetatud. Ja see oli see hetk, kui minu jaoks see läbi sai. Mingis mõttes 4 aastat kestnud saaga. Ja siis ma esimest kord tundsin tohutut vabanemist. Sellest jamast olin vaba ja ma sain aru, et kogu maailm on nagu valla. Aga siis ma jooksin uude ummikusse, sest ma hakkasin importima kaupu ja ma tegin seal nagu mingis mõttes samasugused vead. Seal mul ei olnud enam vastutustöötajate ees ja neid jamasid ei olnud, aga ma tarnisin kaupu Eestisse, mida ma lõpuks ei suutnud ära turustada. Mul on siiamaani laos mingisuguseid asju, mida ma ei olegi suutnud ära turustada lihtsalt, kuna elu nagu andis uue suuna, siis see asi jäi järjest tahaplaanile. Ja nüüd lõpetuseks küsiks veel seda ka, et kas juba siis, kui sa tegelesid selle ettevõtlusega, tegelesid ka nagu sisemise arengu ja enesearenguga ja blogimisega või tuli sinu see blogi ja teiste inimeste aitamine ja motiveerimine peale seda siis suurt krahhi just? Kus sul tuli üldse see idee ja miks sa hakkasid ka oma elu jagama ja oma neid õnnestumisi ja ebaõnnestumisi teistega jagama ja teisi inimesi aitama? Tead, see enesearengu teema on kõige olulisem teema üldse kogu selles. Kõik muu, tänaseks on kõik muu on minu jaoks nagu tagaplaanil. Kõik need õnnestumised, ebaõnnestumised, tänane olukord, mis mu elus on, see kõik on nagu taustsüsteemiks või siis vastupidi, eneseareng on taustsüsteemiks sellele, mis on toimunud selle taustal siis. Ja ma tegelikult 2006. aastal justkui oli see kõige raskem aeg algas, siis ma kohtusin ühe inimesega, kes siis hakkas mulle selgitama neid sisemisi printsiipe ja seda, et kui ma tahan välismaailmas midagi terveks saada, et siis ma pean kõigepealt sisemiselt terveks saama. Ja kui sa täna nagu küsid, või lõpetusel küsid, et mis on kõige olulisem asi, siis kõige olulisem asi ongi leida sisemise rahu, see kontakt iseendaga üles. Kõik muu on selle tagajärg. Ma täna võin sellele 100% alla kirjutada, et nii kaua, kuni me otsime mingeid asju kuskilt väljast poolt lootes, et me teeme seal mingid asjad ära ja siis saabub siin rahu, et see on illusioon. Et ma saan ka täna oma kirjutistele ja blogide kaudu väga palju kirju inimestelt, kes mõnikord küsivad nagu nõu ja ma üldjuhul püüan ära suunata need päris õpetajatele. Aga minu ainuke soovitus täna on ikkagi see, et kui me julgeme otsustada, et ma võtan ainukeseks eesmärgiks elus leida üles päriselt kontakti iseendaga, ehk siis täielikult suunata tähelepanu iseenda avastamisele ja saada aru sellest illusioonist, mis meie maailmas tegelikult toimub, siis mingil kummalisel viisil kõige muu eest kantakse hoolt. Et see on see tõde, milleni ma täna olen empiiriliselt jõudnud. Ehk siis tavaliselt meid õpetatakse suunama, hoidma tähelepanu välja poole, aga me võime täiesti vabalt võtta tähelepanu ära siia. See ei tähenda seda, et me peaksime ennast välismaailmast välja lülitama, aga ühel hetkel toimub mingisugune klõks. Me saame aru, et selleks peamiseks jõuks ikkagi on see rahu siin sees ja mida rohkem töötada selle sisemise rahu suunas, siis ideed tulevad, võimalused tulevad, mingid sünkroonsused tekivad ja elu justkui suunab meid selles suunas, et kõik need asjad, millest me muidu oleme unistanud, need saavad ka tehtud.
aga see käib täpselt vastupidi. Et see on see tõde tänaseks minu arust. Ehk siis kui sa nüüd ütled vaatajale kellelegi, kes võib-olla on praegu just väga suurte takistuste kimpus ja tema suurimaks sooviks on just nimelt võib-olla leida kuskilt 500 eurot lisaraha või leida parem elukoht või elukaaslane, ükskõik millisel moel oma elu paremaks muuta, et millised oleks siis need esimesed sammud, et kuidas ma hakkan vaatama enda sisse, kuidas ma saan oma elu paremaks, kui mul praegu on nii raske? Tõsiselt öelduna see võiks tähendada sellist totaalset alistumist sellele, mis praegu elus aset leiab. Mõistus ütleb küll, et see ei ole võimalik, sest mul on vaja asjad korda teha ja kui ma alistun, et siis ei saagi asjad korda. Aga vot kummaline ongi see, et just siis asjad saavadki korda. Ja praktikas tähendab see seda, et sa võtadki eesmärgiks hakata regulaarselt kas või näiteks istuma iga õhtu või iga hommik ja tegema meditatsioone. See oleks näiteks esimene samm, see oli see, millest minul kõige alguse sai ja mis viis tegelikult tänase elukorralduseni. Ehk siis piltlikult öelda, sa teed lepingu eluga endaga. Ehk siis sa päris sisemiselt lepid sellega, et sa võtad ainukeseks eesmärgiks leida iseennast ülesse ja sa palud vastu elult siis seda, mida sa tahad. Kui sa tahad uut kaaslast, siis sa ütled, okei, mina ei viitsi selle kaaslase otsimisega tegeleda. Et mina tahan tegeleda iseenda otsimisega. Aga selle eest, et ma sellega tegelen, siis palun mulle üks ilus kaaslane. Või siis, kui ma tahan 500 eurot, siis ütled, et mina ei viitsi selle 500 euro otsimisega tegeleda. Mina tegelen iseendaga, sina anna mulle 500 eurot. Ja see kõlab võib-olla muinasjutuliselt, aga see on korduvalt mu elus kinnitust leidnud ja see töötab. Ehk siis, kui sa alistud elule ja püüad ära kaotada selle tunde, et mina teen, mina saavutan, mina loon need situatsioonid, mina tõmban kuskilt kedagi ellu, mina tõmban seda raha ellu. Nii kaua, jällegi niimoodi allegooriliselt rääkides, elu ütleb sulle, okei, proovi, tee ära, näita mulle ka. Ja sa avastad ühel hetkel, et no ei õnnestu. See on nagu mingisugune skaala, et see täielik egopõhine lähenemine on see skaala üks ots. Ja mida rohkem sa hakkad skaala teise otsa poole suunama, et siis suunduma, et sa alistud ja ütled, okei, loomulikult ma osalen selles kõiges ja püüdlen selle kõige suunas, aga ma tean, et tegelikult asjad ei ole lõpuks minu kontrolli all. Ainuke asi, mis minu kontrolli all on tegelikult minu teadlikkus, minu mõtted saan ma nagu parimal juhul ise valida. Ja kui sa liigud selles skaala suunas, et sa hakkad alistuma ja siis jällegi allegooriliselt esitades elu vaatab, et okei, et hakkab vist asjadest aru saama. Kõlab muinasjutuna, aga see on see, mis minu elus on töötanud ja ma saan rääkida sellest. Täpselt samamoodi. Tänan sind, Kaido, selle eest ja olen täitsa kindel, et said siit väga palju väärtuslikku. Kaido tegemiste kohta saad sa rohkem teada sisekosmos.ee-st ja link on ka siin video all ja samamoodi on siin video all link minu tegemiste kohta, kui sa soovid minu tegemistest ja minu ärist rohkem teada saada. Aitäh sulle, Kaido, veel kord. Aitäh sulle, et sa vaatasid ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau. Tšau.